rahulolu ja nad näevad ka seda, et seal ei ole mina. Ja kui seal ei ole mina üheski asjad, mida ma vaatan, siis mul ei ole iha nende asjade vastu. Sest ma saan ju aru, et ka tegelikult see, kes püüab haarata, näiteks haaratavat, ise ka kogu aeg muutub. Ise ka vananeb ja läheb surmane vastu. Kogu aeg see muutus toimub. Et kuidas ongi võimalik omada mingisugusel pidevalt muutuval objektil, pidevalt muutuvad objekti. Seda ei saagi omada. Me võime selle kätte võtta ja tajuda seda, kogeda, et ma tunnen seda, aga me ei oma seda. Tunne, taju, teadvus ja moodustused. Nüüd tunded, ta jagas erinevalt nii sisemiseks kui ka välimisest objektist tekivad tunded, aga ka põhimõtteliselt positiivsed, negatiivsed, neutraalsed. Siis taju on see, mis meil on silmataju, kõrvataju, ninataju ja nii edasi. Siis teadvus, mis kõiki neid koordineerib ja moodustised ehk siis mõttemoodustised, need, mida me moodustame oma teadvuses, oma mõtlemisega. Ja see ongi inimeseks nimetatav. Ja paradoksaalsel kombel Buddha õpetas seda, et inimeses ei ole hinge. Meie kõik oleme üles kasvanud põhiliselt kristlikus kultuuriruumis ja meie jaoks on hinge olemasolu nagu selline tavapärane, et me nagu ilmselt inimesed ei mõtle teistmoodi. Aga Buddha selgitas, et hinge kui sellist ei ole ja see on lihtsalt soov mõtlemise vili. Aga mis on teadvus? Ja teadvus on see, mis liigub ühest kehast teise. Jällegi, kristlikus kultuuriruumis on niimoodi, et Jumal on hinge loonud, inimene siin sünnib ja siis vastavalt siis sellele, kuidas ta siin elab, vastavalt siis sellele tuleb siis viimane kohtupäev ja pärast viimasel kohtupäevas inimesed kas läheb põrgusse või taevasse ja mitte niisama, vaid igavesti. Nii et sellest mõttes tuleb olla ettevaatlik, aga mis puudutab Buddha õpetust, siis Buddha selgitas, et sellist asja ei ole, kõike loojat Jumalat ei ole olemas, et see on lihtsalt välja mõeldud ja ta selgitas seda, et sellised olendid nagu jumalused eksisteerivad küll. Ja ta selgitas seda, et kogu aeg ja ruum, ütleme selline see space või see kosmos on piiritud, sellel ei ole piire. Ja ta selgitas ka seda, et kosmos on, seal on hästi palju erinevaid planeete ja hästi palju erinevaid olendeid. Täna kõik teadlased ka kinnitavad, et tõepoolest see on, meil on see suur mis toru oli, millega vaadata, Hubble ja teleskoop. Teleskoobid on nähtud juba tuhandeid ja tuhandeid neid teisi galaktikaid ja kus on päike olemas ja teadlased ütlesid ka seda, et arvestades evolutsiooni loogilist protsessi on täiesti selge, et teised kultuurid ka kosmoses eksisteerivad. Lihtsalt me nii kaugele meil ei ole võimalik veel neid vähemust võtta, mis on ka muidugi hea. Aga see selleks, ma arvan, et on hea. Inimene ei jõua ise enda südamega ühenduselt võtta, aga kosmosesse tahab küll väga kaugele liikuda. Ja ta selgitas seda, et siis vastavalt oma tegudele me sünnime erinevates kohtades lihtsalt. Ja on olemas kohad, kus on, ütleme, lihtsam elu, kus on võib-olla parem teistsugused kehad. Ja ta ütles, et jumalad on lihtsalt meie jumalateks nimetatavad olendid, on lihtsalt teistsuguses olemas eksistentsi vormis olevad olendid, kes samamoodi ilmnevad, esinevad ja lakkavad. Aga lihtsalt kuna nende üks eluaasta võib olla kuni meie üks päev võib olla kuni meie 10 000 eluaastat. Ja meie siin selles võrreldes meie maaga. Siis ta ütles, et nende eluiga tundub ka lõputu. Aga tegelikult kunagi ikkagi lõpeb, see elu lakkab ja ka nemad peavad uuesti sündima. Nii et Buddha õpetuse kohaselt kõik olendid tekivad, esinevad ja lakkavad. Ehk siis sünnivad, elavad ja surevad. Ja sellest ei ole pääsunud kellegi. Ja ta selgitas seda, et siis ütleme see 5 kogumikku, mida me nimetame inimeseks, on tegelikult mis? On lihtsalt üks nahkkott, millel on 9 auku. Siis on skelett on seal sees, eks ju kondid, mis on siis liigestega ühendatud. Selle ümber on siis liha, mis on täis verd.
siis on inimestel on, eks ju, organid, siis on süda, maks, magu me kõik teame, mis seal maas on, eks ju. Kõik on oksendanud ilmselt, kas toidumürgituse või muu põhjus või on ise näinud, kuidas keegi oksendab. Tegelikult me kõik anname seda oksekotti kaasas siin rõõmsalt ühest kohast teise. Lisaks sellele siis inimene sööb mao täis, eks ju, sealt tuleb sitt, igas kehas on kuskil 1,5 kilo sitta. Nii et kui me siin korrutame ära, mitte tükk 17 korda 1,5 kilo, saate täpselt teada, mitu kilo sitta siin ruumis praegu asub. See on, Buda selgitas seda, et me peame vaatama asju nii, nagu need tegelikult on. Ilma ilustamata, ilma loomata uut illusiooni. Sest ainult siis, kui me asju näeme nii, nagu nad tegelikult on, lakkab iha nende asjade vastu. Sest me näeme, et see on pidevalt muutuv. See ei sisalda kunagi lõplikku rahulolu. Mitte ükski suhe ei sisalda lõplikku rahulolu. Kõik suhted on muutuvad, kõik tunded on muutuvad. Ei ole olemas igavesti armastust. Te teate seda, vähemalt minu vanused ei teada. Aga et on olemas erinevad tunded, tunne võib tekkida, lakata võib suureneda, väheneda, aga mitte midagi igavest ei ole. Ja seetõttu, kuna ka see keha ei kuulu ju meile, eks ju, sest kui see keha kuuluks mulle, ta oleks minu oma, siis ma ütleks, et ma ei tea, muutu pikemaks või muutu lühemaks, eks ju, või peata vananemine või näiteks peata haigus, sest enda keha, teen mis tahan, eks ju, aga ei ole. See keha vananeb edasi, ta on haige, vahest ei saa seda enam päästa, ta sureb ära, vahest saab ravimit ei päästa. Aga ta ei kuulu mulle, kui ta mulle kuuluks, see oleks ju minu oma, ta oleks minu kontrolli, aga ta ei ole. Aga see illusioon, et see on minu oma, on väga tugev. See on väga tugev. Nii et põhimõtteliselt Buda rääkiski seda, et kui me mõistame seda olemasolu, seda nii nagu ta on, et olemasolu on püsitu, lõplikku rahulolu mitte sisaldav ja minata, siis sellel hetkel toimub teadvuses klammerdumise, sellise vabanemine klammerdumisest. Inimesed on klammerdunud mina vaates, inimesed on klammerdunud naudingu ihades. Nad saavad aru, et nauding on küll ise on, iseenesest nauding muidugi on. Keegi ei väida, et naudingut ei eksisteeri. Aga nauding iseenesest ongi see, mis tukkat põhjustab, sellepärast, et nauding lõpeb ära. Ja pärast seda inimene tahab seda kogeda. Ja kui ta seda ei koge, siis on ta õnnetu. Kui ta seda kogeb, siis on ta õnnelik ja tahab uuesti seda. Et see iha iseenesest rannib kogu aeg, lükkab kogu aeg edasi seda iha janu ja seda naudingu janu. Teine janu, mis inimestel on hästi suur, on olemuselu janu. Inimesed tahavad elada, nad klammerduvad ellu, nad klammerduvad kuni viimase hetkeni ellu. Ja kolmas iha on siis mitte olemuselu iha. Ehk siis see on põhimõtteliselt selline iha, mis on tingitud vaatest, et inimene sünnib, elab ja sureb ja kõik, see on pilt on pive, rohkem mitte midagi ei ole. Ja sellest vaatest tingitud iha, mis on iseenesest väga ohtlik, sellepärast, et inimene ei pea ju sellisel juhul väga olema väga kõlbeline, sest teda ei huvita see kõlblus, teda ei huvita eetika, teda ei huvita teiste aitamine, mis vahet seal on, kõik surevad ära, et peaasi, et mul endal hästi läheb, et peaasi, et minu pärast mind tulgu või veeuputus. Et selliseid inimesi, me kõik teame neid, kes on naudingutesse, kes on kiindunud olemusse või olemas olemisse, kes naudib elu ja oi, et see on nii tore, see jookseb ühest kohast teise ja nii kuidagi elus kinni või siit hästi eluline. Seda üldiselt sellest vaadatakse positiivselt. Ja see, kes arvab seda, et elu iseenesest nagu nii lõpeb ära, et mis vahet seal on, et peas, et ütleme nii, et varastada võida, kui vahele ei tohi jääda. Et siis on hästi tehtud. Et me teame ka neid. Aga et need ongi kõik erinevad iha avaldamise vormid. Nii et kokkuvõttes võiks ütelda seda, et inimene tahab pidevalt midagi silmaga näha ilusat, midagi kõrvaga meeldivat kuulda, midagi ninaga meeldivat haista, suuga maitsta, eks ju, või kehaga tunnetada või siis ütleme intellektuaalselt midagi kogeda, sellist vaimset.
nii et inimene ise loob oma ihad ja ihade tõttu ta kannatab, aga sellest kannatusest saab tegelikult välja minna. Saab välja minna läbi 8-osalise tee, mis on õige vaade, mõte, kõne, tegu, eluviis, püüdlus, keskendus ja teadlikkus. Nii et selles mõttes on olemas tee välja ja see, kui kuulda. Mano buphangama dhamma, mano sepha, mano maya, manassa cha vaduthena, bahasativa karotiva, tatanam dukha manvetti, chakkanga vahata vadam. Siin on M-täht on lõpus, te näete, seal on täpp on peal, siis seda hääldatakse nagu pang eesti keeles. Tammade eel käib meel, tammad on meile juhitud, meile loodud, kes räägib või tegutseb pahelise meelega, sellele järgneb tukha nagu ratas pankrit vedavale jalale. Tukka, nagu ma siis rääkisin, on see nii-öelda, mida tõlgitakse kannatuseks, aga mis tähendab siis tegelikult lõplikku rahulolu mitte sisaldab. Ja võtke see saim nendega kaasa. Ja igal pool, kui te midagi märkate, näiteks kui meelest tuleb üles rõõm või meelest tuleb üles kurbus, siis lihtsalt meenutage seda, et kõik on meile loodud. Et kõik see, mida ma näen, kõik väline on ainult sisemise peegeldus. Ja vaadake, milliseid kogemusi see teile pakub selline paradigma muutus.